ootame kohtuniku Vile ära ja lähme teele. Ja Vile tuli, Silver Rebane siin saab kohe esimese avalöögi enda peale, pall jääb vasakusse äärde ja kohe võidetakse ka out. Ilmselgelt on Elva üheks trumbiks standardolukorrad. Nüüd siis üritatakse lühikesega läbi vasaku ääre tulla, aga kohe on siin raskused ka, et Kulinit siin surve alla jäi ja oli siin hea pall Tiiale tulemas, aga Paidelinna naiskonnaga, nii et kes meid kuulab videovahendusel või läbi telekapildi, siis kell 5 saate tulla ka koha peale Elvasse jalgpalli veel vaatama. Nii, aga nüüd taas läbi vasaku ääre tullakse. Ja on seal pall kasti peal lahtine, tuleb ka pall kasti, aga suluseisu lipp oli ka kõrgel, aga taas selline ja jäänud siin palju puudu. Ilves siin natuke. Et siis jah, Elva siin kaotas 0-1 Kalevile siis oma ka tabeli lähinaabri. Oi, ja siit nüüd väga ambitsioonikas katse Manucho poolt, et väga hea platsi nägemine, ütleks, et näeme siit korduvast ka, et oleks see nüüd sisse läinud, siis oi. Need teised pallid kukkunud omadele. Väga hästi siin nüüd sai Manucho palli hästi alla, et see on Paljukil jalg vaba ja lööb ka peale, aga Kütt saab seal küll keha vahele ja tulebki Maardule siis esimene nurgalöök. Minu arvepidamine näitab, et ongi mängu esimene. Läbi ääre taas, läbi Ilvese tuleb see. Ilves võtab siin Kulinitsit ette ja leiab ka pallid teravalt värava alla ja pall on jätkuvalt mängus, aga suluseisu lipp või pigem tundus, et pall käis üle rünnakut siin valdavalt läbi Elva poolt läbi parema ääre tulnud ja ega siin ka üsnagi ohtlik pall, et suutis Ilves seal Kulinitsile ära teha kulgeks normaalsetes oludes. Nii, aga Maardu mängib kiiresti karistustööga lahti, läbi parema ääre tullakse, taas otsitakse. Üritas Malini nüüd siin Elva võistkond, mõlemad siit 3 punkti jahtumas on. Nii ja väljakiri pall tuleb taas. Manuchoga selle duelli võidab, aga ei saa seda lööki raami. Sealt edu saanud. Nüüd Mutia saab ohtlikust kohast palli, aga väga hästi sealt. Taga oli ka Grigorjev olemas ja jala vahele sai. Manucho nüüd leiab paremast äärest seal suluseisu. Ei ole, mäng jätkub, tuleb ka löök. Aga siin kordus ka, et väga hästi mindi rünnakule ja kuulsime ka siit, et 0 minutit lisaga anti, aga Richard Toom siis vastavalt sellele infole ka esimese poole lõppenuks kuulutas. Tablool ümmargused 2-0, siin taas iseseisvumispäeval on, aga samas neid veel tõsist vihmasadu pole olnud ega tulnud. Ja teine poolaeg läks lahti. Maardu siis vasakult paremale ründamas ja Elva siis paremalt vasakule. Maardu siin ka kiirelt kick-offiga alustatakse, kohe võidetakse väga lubavast kohast. Karistuslöök ja nüüd Richard Toom enam kaarte taskus ei hoia. Tereso oli siiski selle vastu näha, aga ei tulnud midagi väga ohtlikku. Võidab Laaneots nüüd palli ja kenasti konksutab ja Laaneots omakorda on Putiale. Putia siin suudab palliga ka ette viskuda, aga vilistati siin käega mäng. Ilmselge, et Kaido Koppel sellega kohe üldse mitte rahul ei ole. Meil on võimalik seda ka natuke järgi vaadata. No käsi oli küll väga keha juures, aga on tegelikult 3 mängu võitnud ja 1 viigistanud ja siis esimese poole mainitud viimane kohtumine Kalev vastu 0-1, mis kaotati, on siis ainuke kaotus viimast 5. Nüüd aga vaatan, Põltsar siin tuleb, Põltsar on ruumi, kes üritab siin 1-1 ette võtta. Ja nii ongi, mängib jala vabaks, aga esimene löök raami. Küll läbi Maardu üritab Tšembalõksin ikkagi veel tagant saada palli, aga nüüd on ohtlik moment tulemas selle. Haamo palliga kasti ja pall ongi väravas. Andre Paju lööb selle mängu esimese värava siin 54. minutil ja näeme siin ka kohe kordust, et jah, Laaneots siin väga edukalt suutis palli säilitada. Haamo palli kasti ja Paju õigel ajal õiges kohas suudab seal Maardu mängijad ennetada. Ei olnud seal väga raske sisse lüüa, teine raami löök ja esimene värav, nii et ja tuleb siit terav pall, aga see lendab elu mängijatesse. Nii, nüüd siin ja Silver Rebane siin väga vihane, et siin Maardu mängijad rebisid siin tema võistkonnakaasast maha ja samas jällegi Leebe teeb ise välja, et hoopis temale tehti viga ja näitab siin oma sõjaarme. Meil taas ja näeme siin jah, et mõlemad mängijad siin tegelikult sellised bravuurikad omavahel olid, et oli see Kadinskis nüüd siin üsna jõuliselt läks, aga viga ei olnud. Põltsarel taas ruumi. Nii Põltsar siin üritab või ei ürita, otsib siiski Putiat ja kellel on ka ruumi siin palli ja ongi Putial jalg vaba ja oi.
seal värava ees väga hästi omavahel kombineeriti ja oli teine Elva värav siin väga-väga lähedal. Paju siin väga kavalalt. Elva siin üritas nüüd vasaku ääre kaudu Põltsart leida, aga võetakse siin sööt vahelt ära ja vaatuses sekkunud. Mankin selle palju maksa ja nüüd tuleb läbi parem ääre ja Pankov seal üritas ja taas leitakse üles Manucho ja siin hästi Mankin tegelikult Kutšoga seal õhud välja võitis. Küttal muidugi taas küljes on nagu takjas. Ja täpselt nii ongi, aga müür seisab kenasti ja lõõk tabab müüri, aga rünnak jätkub. Kulinitsi peal nüüd pall tuleb ja sealt Malinin saab löögile ja ka Maardu poolt nüüd. Aga see on rebase jagu. Jakovlev üritab ka omakorda palju tagasi lüüa, see leiab ikkagi oma. Paju ja Butia nüüd siin, aga läheb edu ja annab peakohtunik edu siin Butial võimalik minna sealt. Võtab küll tempo veidi maha, Paju jätkuvalt pikali. Nii ja tuleb siit ka pealelöök, aga pealelöök nüüd jah, läks üsna värava keskele, et siin pilti saanud viimasel ajal. Laane ots nüüd taas palliga siin värava alla jooksmas on ja leiab siit ka Butia üles, Butia värava keskele, aga lööb ka värava keskele. Oi, milline võimalus siin Elval praegu oli, et teine värav ära lüüa, aga vastu Maardu mängit lüüa, näeme siin kordus taas Laane ots, et hästi palliga teravust teeb taas kord, et esimese värava eel ka tema üheks oluliseks lüliks oli, väga hästi leiab Butia. Teine värav siit lüüa. Pall ka värav, et tuleb taas Jaudinskis seal aktsioonis on, aga jäi see puude ka. Ei saa Maardu tulema sealt, Elva sõidab palli ja leiab hästi Põltsar ja Põltsar! Aga väga hästi siin Jakovlev ennast salgavalt väravail omaselt viskub pallile ette ja autor Andre Paju on üks, kes ruumi siin tegemas on. Näeme siit ka samas seda ja Jakovlevi supertõrjet. Kenasti oma töö tehtud sai, aga me jätkame, nurgalöök sisse kerib. Kohe pall ka Elva mängitel, ui ja jälle Jakovlev näitab oma oskusi. Elva 2-0 ette viinud. Väljakult lahkuvad number 7. Tuleb pall nüüd sinna taha posti Manucho suunas ja mängijad kukub seal, aga sellega lõpeb ka see kohtumine, ei anna sealt Richard Toom enam viga ja 1-0 küllaltki keerulise lõpu järgi ikkagi siin viimane minut, 1,5-2 oli päris pingeline Elva jaoks, aga suudeti see mäng kenasti Võidu sadamasse ära triivida ja tulemuseks siis 1-0.